Nulleelarveliste mängufilmide tootmine on esmapilgul väga lihtne, aga kui seda lähemalt nagu vaadata, siis inimesed, kes seal osalevad, teevad seda ju vabast tahtest, oma vabast ajast. Alati väga keeruline leida aegu klapitada, õigeid tegelasi leida, et kõigile sobiks ja kunagi mitte kellelegi ei sobi. Ja Susanna, minu hea sõbranna, teeb oma elu esimest nulleelarvelist mängufilmi nimega Rikutud hing alapealkirjaga Viirus. Seal on põnevust, seal on õudust ja seal on kindlasti ka väga palju sellist amatöörfilmikunstile omast unikaalsust, seda, mida nagu laiatarbe filmides, suure tootmise filmides olemas mitte kunagi ei saa olla. Tänases saates siis me keskendumegi Susanna filmitööle ja sellele, kuidas tal vahepeal on läinud. Heli ja võte. Ma saan töötlemata muidugi. Väga äge. See on siis koopasse viimisest stseen, kui nad siin kinni nabisid. Tegelikult koopast lihtsalt viisid, aga nad viivad sinna mahetatud hoonesse, kus on nemad nagu valitsevad. Nad valitsevad nagu seda ümbruskonda, et kuna ma nende ümbruskonda tulin, siis nemad on seal võimul. Ja neid häirib sellised nagu nõuavad tasu, aga tasu ma ei maksa. Aga kas sina mõtlesid need dialoogid ja repliigid kõik välja, mida nad ütlevad seal? Näiteks see repliigi mõtles ise Toomas Aarja, kus ta ütles, et sellest koerast teeme täna õhtusöögi. Tegelikult ma tahaks ise omale teha oma filmil ise raske muusika, kus ma ise laulan ja oma sõnad on muidugi siis seotud selle filmiga. What do you dream? 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 Robi aitad küll. Raune maha. Susanna, sul olid mingid relvad? Jaa, mul on ambud siin. No seda ma otseselt kasutan oma kostüümis relvana. Üks saab kindlasti ühe omale hambunoole, saab igal juhul omale kirve. Siin ma kasutan katanat. Aga see on etne. Tee mõni võte. Siin toas ei saa. Selge, teeme õues. Lähemegi varsti nüüd õue. Susanna näitab mulle mõned võitluskunsti nipid. Ma proovin õppida. Kas saab selgeks poole tunniga üks väike enesekaitsepakett? Kuidas siis olukord on? Kas hakkame võitlema? No proovime. Mida ma siis täpselt täna õpin? Natukene võib-olla ründamist hoopis. Tegelikult lüüakse siia, aga ma ei saa sinna lüüa, sest sellepärast siis võib hinge kinni lüüa. Okei, sa mõtled kuhu lüüa? Ja järgmine stiil on siis jalaga löömine. Inimene, kui lööb jalaga, hakkab lööma jalaga, siis ma lähen sellesse asendisse. Okei. Ja siis tal on jalg vaba. Oota, ma proovin lüüa nüüd. Muidugi liiga kaugele, sest ma olen juba madal ja siit on edasi. Just löömine. Ja järgmiseks tutvustab Susanna meile kaikaga löömist. Tegemist on väga kiirete liigutustega ja fookus on põhjas. See oli äge, see oli päris võimas kogemus praegu siin võitlusplatsil olles. Ma ei olegi kunagi nagu võitluskunstidega nii lähedalt kohtunud. Aitäh sulle selle õpetuse eest, selle vähese osa eest, mida sa olid täna nõus minuga jagama. See on pigem tillukene osa, sest ma ei tohi väga palju asju üldse näidata. Ma saan aru, et see Shaolini kung fu on selline asi, mis ongi nagu ainult treenerilt, ainult meistrilt õpilasele. Nii ta on. See, kes tahab õppida, see peab ise üles leidma. Kõige parem.
mul läheb saunariided ka muidugi vaja. Neil ka ilusti filmiriided vaja panna. Nagu, no see ei võtta riietama, võtta kaua aega. Okei. Nii. Aitäh. Kui on selline, kõik läheb segamini mingi ju. Ma ikka vahest koristan ka. No ikka. Juhtub. Ei no, võtta kunstniku elu on vaja. Mina ootan Susannat, kes hetkel läks Selverisse liha ostma, sest meil on vaja liha rekvisiidina lõkkel küpsetamiseks. Me lähme nimelt täna tema nulleelarvelise mängufilmi ühele võttele, kus mina saan olla operaator ja mängida ilmselt ka surnut. Ma ei ole kunagi oma elus surnut mänginud ja see saab ilmselt olema päris põnev pakkumine, kuna ma pean lamama liikumatult maas. Eks siis paistab, et kas ma tulen selle rolliga toime või peab tegema 10 duublit kohe järjest. Okei, ma katan ära nad. Ei tea seda pluused, ma ei taha, ma räägin, mul hakkas nii palama, ma ei vihka need palavad ilma. Said sa liha kätte siis? Jah, sain liha kätte, just äkeda tüki ju. Aga tegelikult ma peaks selle kotti panema. Muidu pärast läheb meelest ära. See on nii pisi asi, et ma panen selle kotti juba parem ära. See on minu filmivõtte jaoks tehtud meik. Ma ei näe ka praegu. Susannal veel väike puhkehetk enne võtet. See ongi see vaikusenne tormi hetk. Resissöör tahab täiesti omaette olla. Üks suits tõmmata ja siis action. Appi seda küll veganitele ei soovitaks. Susanna kustutab siin edukalt lõket ja järgmine 3. stseen on siin kivimüüride vahel magamine. Sa tahad ülevalt filmida? Ei, Susanna, ma mõtlen, et siit tuleb lihtsalt ülevalt langeb see keldrivalguse alla, et siis sa saaksid siin lamada ja siis on hea valgus. Natukene tumedam, siis paneme. Nii, kus kohad sa mõtled küll? Ma arvan, et sa võiksid magada kuskil siin, jah, kivide peal. Susanna magas siin müüride vahel väga usutavalt, filmisin, tegime ära. Nüüd on 4. võte, kus siis mängin mina surnud inimest. Me liigume siit Kleenilossi juurest natuke maad edasi, kus on allikas ja let's go. Palju asju, nagu ikka, aga kusjuures me saame 2 väga kompaktselt mindud, või noh, okei, 3. Koeral ei ole kotti. Nii, ja nagu nägite, on ka mitmes stseen, see nüüd on 5 või? Kes seda enam teab? Kes seda enam teab, mitmes stseen, see oli 5. Nagu te nägite, on ka 5. stseen nüüd filmitud ja me liigume allikani. Ja nagu te ka aru saite, ei ole me veel seda surmastseeni filminud, selle me otsustasime jätame lõpuks. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg, kui tänane võttepäev hakkab läbi saama ja ongi käes viimase võtte filmimine, viimase stseeni filmimine siin üleval silla peal. Mul on kostüüm juba seljas ja lähengi mängin nüüd surnut maa. No, arvan ja pigem ikka keskel, jah. Ta võid kõhuli ka lamada, parem on. Kõhul, jah? Okei. Oh my gosh.
Siin ma panen selle hääle salvestaja sinna. aga kus mu kott olema peaks? Selja peal pigem jah, nagu oleks sul. Ma ei tea, käsi peaks olema nii, et telefoni ei tohi olla. Okei, ma panen selle taskusse pärast. Kui ma tahaks, et üks käsi oleks vähemalt läbi, nagu oleks sa kotti lihtsalt. Aga sa pead olema täitsa nagu surnud, sa ei tohi ise. Ja ongi tänane võttepäev läbi. Meie stseenid on tehtud, palju nüüd kokku sai? 6 tükki? Jah, vist sai 6. Susanna, kuidas sa režissöörina rahul oled nii minu tööga kui kogu võttepäevaga? Täna oli super hea päev. Sai rohkematki tehtud, kui algul plaanisin. Olgu. Sul on tegelikult vaja ju näitlejaid ka siia filmi. Terve suve jooksul on ju toimuvad nii mõnelgi nädalal võtted. Et teeme siinkohal üleskutse kõigile inimestele, naistele, meestele ja lastele, kes... Lastele peab olema muidugi vanemate luba ka. Seda kindlasti, aga kõigile inimestele siis, kes tahaksid Susanna põnevikus natukene horror-elementidega põnevikus siis näitlejana osaleda, saada sellist elu muutvat kogemust näitlejana, siis ma tõesti soojalt soovitan, tegemist on äärmiselt huvitava projektiga. Võtke kõik Susannaga ühendust. Jah, võtke minuga ühendust ja minu kultuse leiab vahest ka pean saama näidelda või muidu suren Facebooki kogukonnast. Näeme jälle. Tšau! Yeah.